Tere tulemast kuulama minu järgmist podcasti. Miks armastus ja edu ei tee meid paraku terveks? Miks miks mehed otsivad rahast turvatunnet? Ja kui ma saan edukaks, siis on ühesõnaga kõik hästi ja naine otsib samas armastust, et saada turvatunnet. Sellest me räägime tänases podcastis. Eelmine episood oli puudusteadusest. Jätkaks natuke siit ja siis liiguks sujuvalt selle teema juurde, aga alusta küsimus sulle oleks see, et kas naised ja mehed kogevad puudusteadust erinevalt? Jaa, kogevad küll jah. Mehed otsivad tavaliselt rahast turvatunnet ja naine otsib suhtest, siis armastusest turvatunnet. See erinevus ongi, mees otsib rahast, naine otsib armastusest. Ja see on, tulebki juba, nii-öelda, kui hõimudes elati, siis mees läks ju küttima, ta oli peretoitja ja naine oli koduhoidja. Mees siis tõi süüa, et pere saaks elada ja eksisteerida ja naine hoolitses siis kodu hoidmise eest ja kogu siis ühesõnaga selle. Ja ta saigi, kui mees tõi süüa, siis pere elas, sai elada, kõht oli täis, sai kasvada ja naine tundis selle mehe kõrval ennast turvaliselt. Ja see ongi see, et sellest ongi see tuld, et miks naised otsivad miks öeldakse, et kui naine tunneb, et mees on kohal ja enesekindel, siis naine hakkab alles avanema ja ta hakkab avanema ja jagab seda päris armastust. Ja samas, kui siis tänapäeval mehel on finantsilised asjad korras, siis ta tunneb ennast enesekindlalt, tal on võimalused, ta saab oma naisele, perele pakkuda kõike. Ja sealt on mehe see enesekindluse turvatunne. Aga miks otsivad mehed seda väärtust või seda olulist siis läbi saavutuste ja töö? Aga see tulebki jälle sellest puudusteadusest, et lapsepõlvest jälle, et sa pead saama kellegiks, et kui sa oled ühesõnaga, kui sul on raha, kui sa oled keegi, kui sind väärtustatakse, siis sa oled nii-öelda tegija. Ja naisel on jällegi see, et kui naisel on kodus kõik hästi, mees on nii-öelda kohal, miks on, ka see, et mees, kellel on raha, võib täielikus puudusteaduses olla ja ta on, ütleme siis, nagu öeldakse, et ta toob oma töö koju kaasa. Ta närvisüsteem on katki, ta ei saa olla rahulik. Ta peab kogu aeg midagi tegema. Tal on vaja siis ühesõnaga kas mingeid uusi projekte või ühesõnaga, lihtsalt mehel on närvisüsteem katki ja ükstapuha, kui palju tal raha võib olla. Kui ta kehas on ikkagi see, et ta otsib läbi selle oma seda piisavustunnet, siis ma ütlen, raha ei anna närvisüsteemile turvatunnet. See on korraks, aga ja sa võidki tänapäeval öeldakse naiste puhul ka, et kui naisel on paha tuju, siis ta läheb soppama ja siis ta maandab oma stressi sellega, aga tegelikult me oleme ka seda kuulnud, et mõnel inimesel on kapis riideid, mida ta ei ole kandnudki, aga ta on emotsiooni ajal selle ostnud. Et jah, see on siuke
huvitav asi, et hästi paljud inimesed mõtlevad, et kui mul on raha, siis ma saan elu nautida ja mul on kõik. Paraku see nii ei ole. Et kui su närvisüsteem, see raha võib anda sulle dopamiinilakse ja su mingid edusaavutused ja mingid sõnaga ongi mingid projektid, mis lähevad ellu, sa saadki seda dopamiini sealt aga see mingi aeg keha ütleb sulle jälle, et aga ma ei ole piisav. Ja siis on vaja uut. Siis on vaja uut asja, uut seda, teist, kolmandat, uut projekti, uut, sellepärast et kehas on muster, kes ütleb sulle, et ma ei ole piisav. Ma võin olla miljonär, aga ma ei ole ikka piisav. Ja kusjuures ütleme, mul praegult tuli veel see, mis ma olen imestanud, kuidas ma vaatan nagu imeilusaid naisi. Ta on nagu imeilus. Ja siis ta läheb, teeb endaga mingeid ebareaalseid ilulõikuseid asju ja siis ma vahest mõtlen, miks sa teed seda? Seal ongi see, ta sees ei ole seda turvatunnet. Ebapiisavustunne on seal sees. Sa võid olla ükstapuha kui ilus ja ma olen tõesti nagu ilusate naiste puhul seda kõige rohkem. Ja tavaliselt ongi ilusad naised käivadki seal, sellepärast nad on ikkagi, nad tunnevad sisemiselt, on ebapiisav. Tehke enda sees see muster ära ja te ei pea kuskil käima. See, mis sa rääkisid, siis mõnes mõttes vastab vist järgmise küsimusele ka, aga äkki natuke teise nurga alt seda võib-olla veel rääkida, et mehed ei oska puhata, aga ei oska puhata ka need mehed, kellel pole midagi tõestada, kes on elus kõik ära saavutanud. Ja, aga kuna need, ütleme, puudusteaduse traumad ongi ju erinevad, et ongi see, et sul võib olla on ju raha, ütleme, et sa oled materiaalselt nagu hästi kindlustatud, sul on nagu kõik olemas. Aga kui see sisemine väike laps on ikkagi ebapiisavuses, siis kõik need asjad ei anna sulle mitte midagi. Närvisüsteemis on rike ja see rike tuleb ära teha. Mitte need asjad ei anna, ütleme, ja isegi sa võid endale kõike ju olla uurinud, me teame ju seda, me oleme jõudnud sinna, kus maailmas on tohutu info üleküllus. Aga ikkagi inimesed on katki ja järjest rohkem on inimesed katki. Kuigi infot on, nagu ma olen sellest korduvalt öelnud, on ju, mitte kunagi ei ole nii palju infot olnud kui täna. Aga inimesed ei ole mitte kunagi nii katki olnud kui täna ja nii haiged. Siis midagi on väga paigast ära. Ja see ongi see, et me tahame kõike teha mõistuse teel. Me saamegi aru, meid õpetatakse, meid tehakse järjest erinevaid uusi kursuseid asju. See on lõputu tee. Kuidas sul müüakse jälle midagi uut? Nüüd avastati see, nüüd see teeb sind korda, nüüd see teeb korda. Mina ütlen jälle enda kogemuste põhjal. See on lõputu tagaajamine. Lõpeta see tagaajamine ja tee enda kehas olevad mustrid ära. Ja see toimis mul ja ma usun, et see toimib ka sul. Miks tekivad suhtes siis lõpuks sellised olukorrad, kus kellelgi tekib kontrollivajadus, kellelgi on armukadedus, mõnel on klammerdumine, neljandal on võib-olla eemaldumine ja nii edasi? Aga see on jälle see ebapiisavus. See on puhas nii-öelda siis traumajärgne automatism, mis lihtsalt paneb meid niimoodi tegutsema. Et kehas on see ebapiisavustunne. Ma ütlen jällegi, sul võib kõik olla, sa võid kõike teada, aga kui su kehas, ja ma ütlen veel kord, keha annab ajule signaali. Sa võid õppida nagu järjest panna omale laduda sinna failide viisi ajusse nii-öelda piltlikult öeldes neid järjest uusi faile, nagu sul on mega kogus seal juba. Aga keha ütleb, ma ei tunne ennast turvaliselt.
mõistus võib öelda, ja ma tean kõike. Keha ütleb, ma ei usu. Sellepärast minul on kehas kogemus ja kui see kogemus ei ole ära tehtud ja see kogemus on tunde näol, kui see tunne ei ole lõpuni kehas läbi tunnetatud ja ära lahustatud, siis keha annab ikkagi ajule signaali ja kogu see failide hunnik on prügikastis sel hetkel, kui sa oled selles situatsioonis. Mis arvad, mis on suurem osa suhete konfliktide põhjuseks? No jällegi, ebapiisavus. Seesama lapsepõlve trauma, kus sa ühesõnaga pidid siis, mõtlen, siis kui ma sellest nagu aru sain, nagu päriselt, et kui lapsele, kui väiksele lapsele öeldakse, et oi, mis sa tegid, siis laps ei tee vahet oma tegudel. Laps on nii suures ühenduses endaga, vaid ta saab aru, et tema on vale. Ta ei oska analüüsida oma tegusi, vaid tema kinnistab endale selle, et mina olen vale. Ja see tulebki meile kogu elu kaasa. Et seal ongi siis erinevad, et ära nutta, oi, mis sa tegid, mine seisa nurgas, häbi, kõik need asjad on nagu süütud. Ma ütlen, ma nagu sellest olen ka rääkinud, et esimene karistus ju lapsel, mis on häbi, mis sa tegid. Täiesti süütu asi ju. Ütled lapsele häbi, mis sa tegid. Aga laps saab aru, et ta on vale. Ta ei saa aru, mis ta valesti tegi, aga ta saab aru, et kuna tema on tema, ta ei erista ennast. Ütleme, see ongi see, et miks me tuleme siia, sünnime ja me oleme nagu täielikus ühenduses endaga. Ja selles suhtes ongi, ta on nii ühenduses endaga, et ta teeb ennast valeks. Mitte oma tegu, vaid ennast. Ja siis ongi, kannab kogu elu seda, et ma olen vale, ma olen ebapiisav. Ja siis ajame taga seda ebapiisavust, üritame seda täita mingit asjadega kogu aeg ja me ei saa aru. Et, ja see ongi see, et kasvatatakse last, sa pead saama kellegiks. Sa pead seda, sa pead raha teenima, sa pead armastust teenima, sa pead kõike ühesõnaga teenima. Aga tegelikult ütleme, nagu ma olen öelnud ka varem, inimene tuleb siia, siis armastus on tema algolemus. Aga sa kaotad endaga selle kontakti ja sa hakkad seda väljast otsima. Tegelikult, kui sa lõpuks saad aru, armastus oled sina ise. See kogu armastus on sinu sees. Mõtle nüüd selle peale, kui sa oled armunud, kus see tunne tekib? Jah, sa võid mõelda, et sa oled inimesse armunud, tema tekitas selle. Aga mõtle selle peale, kus see tunne on? See armastuse tunne on ju sinus, mitte kuskil mujal. Tema ei andnud sulle seda armastust, tema käivitas sinu sees oleva armastuse. Aga me oleme, ja siis me ütleme suhetes ongi, et ütleme, me ei usu iseendasse, sellepärast me peame kogu aeg, meid on, ütleme, läbi elu, me oleme saanud selle kogemuse, et me peame armastust nagu teenima. Ütleme kas või see, et kui ema-isa ütlevad, et kui sa teed midagi head, siis sa saad kiita. Ja sellega inimene laps hakkab sellega seda armastust ja tähelepanu kogu aeg ühesõnaga järjest rohkem väljast poolt otsima. Ma tahan kogu aeg seda armastuse tunnet, kui ema tuleb, ütleb, oi, sa oled nii tubli, sa oled nii kallis, tuleb, kallistab sind, on ju, musitab, siis lapse jaoks on see ema armastus. Ja ta hakkab läbi elu seda kogu aeg järjest väljast otsima. Ja siis ongi kinni nendes, ütleme, selles käivitajas, kes tal selle tunde tekitas. Sellepärast ema andis ka talle, kui ta oli hea, andis ühesõnaga siis seda. Loomulikult mitte ainult. Loomulikult emad armastavad ka mitte ainult lapse tegude peale, vaid ka niisama. Aga lihtsalt ma toon näiteid, et kus laps hakkab otsima seda nagu väljast poolt. Sellepärast see on puht
ütleme siis tegevusele palk. Kui sa saad, ütleme, kui sa oled hea, sa saad kiita, sind armastatakse, siis ühesõnaga tekibki ja kui sul ei ole siukseid asju, kui vanemad ei oska sulle seda anda, nad ei ole kogenud seda, nad ei oska sulle seda anda või on, ütleme, nende elus rasked situatsioonid, perioodid on ju, siis nad on lihtsalt eemal olevad ja laps jälle mõtleb, et temas on midagi viga. Ta ei saa aru, et emal või isal on raske periood. Laps mõtleb, et mina olen ebapiisav. Sest tema ei saa sellises vanuses asjadest aru, mis toimub. Ta tunnetab energeetikat küll, aga läbi ka selle energeetika ta saab aru, et vanemas on midagi valesti ja siis ta hakkab süüdistama iseennast. Et järelikult mina olen ebapiisav. Ja kõik see on kehasse salvestunud ja siis ongi jällegi see, sa võid kõike teada, aga mõistus ütleb, ma tean kõike, mul on kõik korras, keha ütleb, ei ole. Kas on otseselt ja kaudselt ka põhjuseks see, et me otsime partnerites seda, mida endale anda ei oska? No ütleme, eks me ikka ju, ütleme, need asjad on ka nagu, ma ütleks, aga ma ei tea, ma ütlen, kuidas mina sellest aru saan. Et kuna me oleme tulnud siia, nagu varem ütlesin eelmises podcastis ka, et planeet Maa on nagu kool on ju, ja kuna me oleme siia kehastunud, meil on keha, siin jälle sõnum nendele inimestele, kes sõnaga lendavad siin vaimu ja teaduse tasandil, siis tuletan meelde, et kehastumine ei ole niisama siin planeedil Maa, sellel on oma eesmärk. Et kui sa lõpuks saad kehas oma traumad ära teha, siis sa võid hakata juba teaduse ja hinge tasandil asju tegema. Aga senikaua, kui su kehas on need traumad sees, nii kaua, ütleme siis, sul ei ole võimalik tõusta kõrgemale teaduse tasandil. Et see tuli nüüd siia vahele, et mis see küsimus oli veel, et kas ma vastasin sellele? Kas me ootame partnerilt sageli seda, mida me ise endale anda eest ei oska? Et siit ma jätkakski sellega, et tegelikult nagu ma ütlen, et me tuleme siia asju kogema ja siis me valime vanemad endale. Sealt me hakkame saama esimesi kogemusi on ju. Nii, ja kõik need inimesed, kes me elus on, tegelikult nagu öeldakse, meil on nagu kokkulepped juba eelnevalt, et sina tuled annad mulle seda, mina annan sulle seda. Et ma ütleks seda, et kõik inimesed, kes su elus on lihtsalt sulle need, kes annavad sulle neid kogemusi, mida sa oled tahtnud tulla kogema. Ja hästi paljud inimesed langevad ohvri rolli mingil hetkel ja süüdistavad kõiki teisi, aga su elu hakkab muutuma siis, kui sa võtad vastutuse enda elu eest ja sa saad aru sellest, et sa oled siia kehastunud, sellepärast ongi, sulle on antud see keha, et sa saad kogeda, sa oled siia kehastunud ja sa hakkadki neid asju kõike kogema ja need inimesed tulevad, annavad sulle kogemusi. Et ei ole mõtet süüdistada, et sul on keegi käitub suga niimoodi ja naamodi, vaid vaata, mis sind triggerdab selles inimeses ja tee see enda sees ära. Ja su elu, sinu elu muutub, see inimene kas muutub või ta lahkub, sellepärast tal ei ole vaja seda anda sulle enam, seda kogemust ja su elu reaalselt, totaalselt muutub. Kuidas inimene peaks aru saama sellest, et kas ta suhtes armastab oma partnerit või kasutab teda ära oma sisemise puuduse täitmiseks? Teeme pausi, ma võtan vett. Ja siis ütle uuesti see. Kaks küsimust ongi jäänud. Okei. Nii, küsi uuesti.
kuidas inimene aru saab, kui ta sind kuulab täna siin ja mõtleb enda elu peale, kuidas ta mõistab seda, kas ma armastan suhtes enda partnerit või kasutan seda inimest ära enda sisemise puuduse täitmiseks? Kuidas sellest aru saada või? Jah, kas on nagu siis armastus või see on, ma tegelikult üritan siis läbi teise endaga nagu tööd teha nii-öelda? Noh, ega seal ongi see, kui sa tunned, et see inimene on sulle vajalik, siis on juba sõnaga, siis sa oled ka vajadusest. Kui su sees on kõik korras, siis ütleme, see on ideaalne variant. Paraku selliseid suhteid on väga vähe, kus on tõesti inimesed on väga teadlikud ja nad on enda sees need asjad ära teinud. Ja saavutanud selle koha, et nad ei ole enam puudusteaduses, vaid on täielikus kontaktis siis endaga. Siis saab olla suhe tingimusteta, aga enamus suhteid on tingimustega ja ütleme, tegelikult ongi see, et me ikkagi, siis öeldaksegi see, et partnerid peegeldavad ja kasvatavad ja nii edasi ja nii edasi. Et jah, et hästi palju meil ikkagi suhted on ka, kus me vajame neid kogemusi. Ja siis see partner annab meile neid kogemusi, mida me tegelikult siis oleme siia ellu tulnud kogema. Aga siin ongi jälle see, et kas su suhe on siis täna ma võin öelda, et või ütleme, võtame kas või niipidi siis, et kui paljud inimesed lahutavad. Tegelikult miks lahutatakse, sellepärast, et pettutakse ju partneris. Aga tegelikult hästi palju on seda näpuga näitamist, et tema on vale. Aga jah, et kui sa jällegi võtad inimene, kes võtab vastutuse enda elu eest ja hakkab enda asju korda tegema, siis asjad muutuvad. Aga jah, ütleme, suures pildis võib öelda, et partner on nii-öelda siis õpetaja. Jälle, ütleme, tegelikult on see ka vale sõna õpetaja. Mis õpetaja? Ta toob lihtsalt sus neid asju, ta peegeldab sulle, trigerdab sind asjadega. See ei ole õpetamine, vaid see ongi, ta toob sul välja need asjad. Ja nüüd, kui sa oled, ütleme, teadlik ja hakkad nende asjadega tegelema, siis su elu muutub ja ma nimetaks niipidi seda, et mitte õpetaja, vaid trigerdaja. Kui inimene praegu vaatab ja kuuleb sind ja ta mõistab esimest korda enda elus või mõistab nüüd nagu päriselt siis mingil tasandil, et ta on terve elu püüdnud tõestada oma väärtust, siis kus ta oma teekonda nüüd pihta hakkab? Mis ta selle mõistmisega peale hakkab nüüd? Ega seal ongi see, et nagu ma olen juba varem öelnud, sa võid kõike teada, aga kui sa ei ole oma eluga rahul, siis mis mind aitas ja nagu ma ütlen, ma räägin sellest enda taipamistest, enda kogemustest, siis mind reaalselt aitas, kui ma hakkasin tundeid kehast vabastama. Ja ma ütlen, et sa võid olla üliedukas, sa võid olla see, teine, kolmas. Aga kui su kehas on need lapsepõlve traumad sees, just mida ma ei tea, kas ma siin mainisin eelmises, et just ongi see, et väike laps ei tee oma tegudel ja endal vahet, vaid ta kehasse salvestub see, mina olen ebapiisav. Mitte mu teod ei olnud valed, vaid mina olen ebapiisav. See ongi see, ütleme võib-olla, ma ütleks isegi praegult üks suurimaid taipamisi.
et kuidas seda seletada. Miks inimestel on nii palju neid ühesõnaga probleeme, kuigi neil on see teine kolmas, nad teevad seda teist ja kolmandat, nagu kogu aeg käib enda arendamine, tegemine, aga tegelikult selle väikse lapse trauma, kus ta tegi ennast valeks, see on tegelikult see sama koht. Pluss siis igasugused need muud, millest me oleme ka rääkinud eelnevates podcastides. Hülgamised, häbi. Aga seekord siis selline sai see podcast ja kui sa tunned, et sa tahad või kui sa tundsid praegult, et see sind kõnetas, siis helista mulle ja me saame nendest asjadest arutada ja aga seniks sulle kõik head.